Info esitamine intellektipuudega inimestele arusaadavalt on vajalik ka avalikus ruumis, mitte ainult veebis või dokumentides. Kuidas sa ennast tunneksid, kui sa ei mõista, kuhu või mis suunas pead minema, kuna viitadel olevad tekstid ja pildid pole kaubanduskeskuses või vabaõhukontserdil üheselt arusaadavad? Kui oled tundnud sellistes olukordades nõutust, abitust ja pahameelt, siis suudad ehk mõista ka intellektipuudega inimest, kes ei pruugi info keerukuse või ebaselguse tõttu suuta mõnes olukorras iseseisvalt toime tulla. Linnaruumis on kõigile, mitte ainult intellektipuudega inimestele abiks suunavad viidad ja kaugelt märgatavad selge kirjaga infosildid. Hoonetes on kõigil kergem teed leida, kui olemas on suunavad piktogrammid, sildid või nooled, mis osutavad, kuhu jäävad näiteks tualetid, liftid ja trepid, maja sisujuht, kabinetid ning kuidas leida vajaliku numbriga ruum. Oluline on ka ruumide loogiline asetus. Näiteks asutusse sisenedes peaks infolaud olema esimesena nähtaval ja paigutatud nii, et infotöötaja saaks juhatada inimese soovitud kohta. Kui sinu ülesanne on koostada silte või avalikke infomaterjale, püüa kaasata oma töösse intellektipuudega inimesi või lihtsa keele tõlke. Näiteks saavad nad kontrollida, kas informatsioon on kergesti arusaadav või vajab lihtsustamist. Iga inimene tahab olla teiste abist sõltumatu. Sama soovivad ka intellektipuudega inimesed, kes soovivad käia iseseisvalt tänaval, poes ja avalikel üritustel. Kui info on lihtsas keeles, toetab see intellektipuudega inimeste iseseisvat hakkamasaamist. Seetõttu peavad avalik informatsioon ja juhised olema kergesti mõistetavad.